Tere, Lauri! Tervis. Sina oled mees, keda vist Eesti kiirenduse ringkonnas ei pea tutvustama. Et ma arvan, et ei ole nagu vähegi Eesti kiirendusega tegelikult inimesed, kes sinu nime ei teaks. Võimalik. Aga enne, kui hakkame siin küsimustega piinama, siis ma tooks välja ühe väikse fun fact'i. Et meie selle saateseadus ja tunnusmuusika on ju tegelikult sinu vana ansambel. See oli Nitros. Et see sai alguse 2000-te alguses. Ja siis oligi tegelikult, kui ma nüüd õigesti tean, siis see lugu peaks olema mingi Dark Monster vist. Jah, täpselt. See oligi vist selle bändi esimene lugu ka, mis kunagi sai tehtud nagu. Ja ma ütlen ausalt, see oli üks väheseid, mida ma internetis mingi kvaliteediga ka leidsin. Ja, võimalik. Et mingid live esinemisi on päris palju isegi YouTube'ist leida, aga see oli nagu, oli ka, et lihtsalt siuke fun fact. Et peale kiirete kurjade autodega siis Lauri tegeleb siiamaani kurja muusikaga ka. Nüüd küll natukene viimasel ajal pehmemalt. Natukene nagu lihtsamaks. Ikkagi vist. Et tegelikult selle sama bändiga sai vähemalt üks esinemine, mis mul on meeles, oli mingil finalsil oli. See oli veel 2-päevane võistlus minu teada ja see oli kvalifikatsiooni päeva lõpus oli seal Haapsalus, seal ööklubis, mis seal on see Aafrika või? Ja seal oli mingisugune pidu korraldatud ühesõnaga, mingi hooaja lõpupidu. Ja siis seal me tegime ka väikse esinemise ühesõnaga. Okei. Et see bänd on kiirendusega rohkem seotud kui sina ja tegelikult suurem osa lugus oli ju ka kõik ju kiirenduse. No see ainult sellest oligi. Ainult sellest oligi, jah. Aga tegelikult see ei olnud põhiline asi, millest me hakkasime täna rääkima või tahame rääkida. Vahju. Ikkagist räägime Drag Race'ist, Eesti Drag Race'ist ja sinust. 90-ndate keskel, kus oli ju täielik, vabariik oli alles ju tekkinud, sellised huvitavad kahtlased ajad ja siis mees nimega Lauri Kuriks otsustas, et tal on Ameerika autot vaja. Kust selline mõte tuli üldse või kuidas nagu selline soov tuli ja kuidas, mis esimene auto oli üldse? Tegelikult ma arvan, et sellise suurema nii-öelda hoo andis sisse või andsid sisse, õigemini oleks öelda mu tolleaegsed sõbrad ja tuttavad, kellel juba olid Ameerika autod. Ja siis minu esimeseks Ameerika autoks sai üldse Chevy Caprice Classic Station Wagon, mis oli pärit 86. aastast. Et aga sellel vist oli mingi selline lugu oli selle autoga ühesõnaga olnud, et ta oli mingi obaduse vist saanud ja ta ei olnud päris sirge. Ja mingil hetkel ma lihtsalt vabanesin ühesõnaga sellest õigemini müüsin maha. Ja siis mingil hetkel tekkis Lincoln Town Car, mis oli aastast 84. See oli vist juba Big Blockiga või? Ei, see oli 5-liitrine Fordi mootor seal vahel. Selle aja kohta oli ikka tegelikult kõva sõna ju, eriti arvestades, kui põhiliselt ju oli veel kullid ja esimesed serrad olid liikluses alles. Ja nüüd siia vahele küsin ka, et ju tegelikult väga palju algusaegadel koos selle Ameerika autoga oli ju ka sinu käekäigus, käis kaasas ka Top Parts? Tõsi küll jah, et see Lincoln ja Top Parts tulid sama aeg või mingi vahega või üks oli tähendab, see oli vahetult pärast seda, kui ma sinna tööle läksin, siis õnnestus hankida see Lincoln, ma mäletan. Et sinna Top Partsi ma läksin tööle 95. aastal. Et paar aastat on mööda läinud vahepeal. Ma olin siis 4-aastane. Ma ei teadnud autost veel mitte kui midagi. Aga 95. aastal Top Parts,
see ju tegeles ju põhiliselt ju Ameerika autotükkidega, on ju. no oligi ainult jah. et nagu see, kuidas see kontseptsioon üldse sellisel ajal töötas, palju nagu kliente üldse oli? ei oli, et selles mõttes, et ei saa öelda, et oleks olnud tööpuudus, et tol ajal juba liikus seda Ameerika rauda ikka parasjagu ringi ühesõnaga, et millele seda lisavarustust ja varuosi tarvis oli. Okei. No ma eeldan, et siis väga palju tarneid ja asju käis läbi Soome siis, ma eeldan, või läbi Rootsi või oli otse Ameerikasse kaupa ikka? Kui mina sinna tööle läksin, siis oli puhas Ameerika. Okei. Ja ka Lincoln, noh, tavalise inimese jaoks Lincoln on luksusauto, aga sellega sai ka juba kiirendamas käidud. Sellega ma sõitsingi oma esimese võistluse ja mis võis olla ka esimene üldse Eestis toimunud selline otsevõidusõit raja mõttes. Et see toimus Tartus, seal olid küll väga veidrad distantsid, ma ei tea, kas seal üldse 400 meetrit oli. Seal üks oli suisakilomeeter ja nii edasi ja 2 mingit lühemat oli ka. Ja siis oli eraldi minu meelest oli see full size'i klass, seal oli ka 2 sõpra sõitsid seal, üks oli Mihkel oma station waganiga, siis mina sõitsin Lincolniga ja siis Martin Fuchs sõitis ka oma Lincolniga. Ja siis oli veel üks venelaste mingi ka station wagon. Ja kas seal mitte niimoodi ei olnud, et seal mitte ei lastud paaris, aga no nii-öelda start ei olnud paaris, aga ikka mitme autoga korraga. Päris võimas oli. Et nii, et toome näite, et nii palju, kui Kiltsile sinna ritta mahub, siis nii palju korraga. Selles mõttes, et detailid on juba meelest läinud, aga midagi sellist seal oli küll. Okei. See sügevene, aga ei, no näed. See oli siis mingi 96 vist või midagi. See võis olla 96 jah, midagi sihukest, kas 96, 7, midagi sinna kanti. Pigem vist 96. Ja aga kuidas see teadmine või mõte või nagu noh, jah, et nagu ühtepidi on loll küsimus, sest nagu Ameerika raud ja kiirendus käivad nagu väga palju käsikäes, aga nagu kuidas see teadmine tuli ja kuidas see nagu huvi tuli, et üldse lähme proovime või vaatame või? No ma arvan, et see kontseptsioon tekkis minu peas selliselt, et mulle siiamaani meeldivad Ameerika autod väga. Ja vähemalt mulle tol hetkel tundus, et ainuke asi, kus on Ameerika auto võib-olla konkurentsivõimeline, on kiirendus. Ja siis, kui ma need 2 asja kokku liitsin, siis saigi täpselt see, mis sai. Okei. Ja sellest Lincolnist, kuidas sellest edasi läks, sest et ega seda teavad tegelikult vähesed inimesed, et sul selline auto oli. No jah, see mingil hetkel ka selles mõttes, et ikkagi soov oli kiiruse poole minna ja sellel Lincolnil erilist potentsiaali kahjuks ei tundunud olevat. Ja siis mingi hetk oli punane Firebird, 87 aasta oli see vist minu teada. See täiesti baasmudel, aga see oli 5-liitrise mootoriga. No see oli siis, kas siis ma arvan, juba 97, 98 vist või? See pidi ikkagi olema, see oli täpselt enne Kamarat nagu. See ka ei olnud nagu väga pikalt. Et see ei olnud see auto või oli teil midagi muud häda või? Või miks iseenesest see nagu... See oli punast värvi, ei no tegelikult ei olnud värviga ei olnud. Ühesõnaga mingil põhjusel see maha sai müüdud ja siis sellest järgmisena tuligi see Camaro, mis tänapäeval seal muuseumis on. Nojah, aga siis ta oli ju, kui ta tuli, siis ta oli ju täitsa stokk tänavaauto ju. Jaa, tal oli isegi suur kell oli seal keskkonsoolis, mis on nagu eriti siuke kummaline seal.
aga noh, algusaegadel mingi optsioon vist neil oli jah. okei. Ja et sealt kägu välja ei hüpanud. Iga hommiku pane auto käima, keerad üles. okei. Aga sealt hakkas ju siis see asi ju edasi minema. no sealt see päris asi hakkas sealt nii-öelda vaikselt startima. Et, Kuidas see algus välja nägi? algus nägi välja see, et selliselt, et kõigepealt seal oli 5-liitrine mootor, noh täiesti stokk auto oli see. Ja siis sai ostetud sinna 5,7 ja see oli väidetavalt juba mingisuguse Soome härra poolt natukene tuunitud nii-öelda. Seal oli isegi rull hüdrauliste tõukuritega nukkvill, mis hiljem tuli välja, et seda oli isegi natuke keevitatud ühesõnaga. Aga vot seda ma ei mäleta, kas ma sellega üldse kuskile võistlustele jõudsin või ei jõudnud selle mootoriga või sai juba enne ründas ühesõnaga see piikplokk ennast sinna kapoti alla nii-öelda. Sest ma mäletan mingisugustest väga 2000 algusest mingit tehnikamaailma artiklit, kus oligi siis, see oli sinu autost, kiirendust üleüldse. Ja mul on kuidagi siiamaani see klausel meeles, et võtsime mootori vahelt ära ja mingisuguse Chevy Van'i või mingisuguse bussi vahelt tõstsime piikplokki vahele. See oli Kruukäeb, Chevy Truck oli see. K3500, kui ma eksi oli see. Okei. Ja see oli vist 84. aastast, vist on midagi udust meeles. No kuidas, aga kus see nagu, see on ju suurusjärk 99-2000 praegu, millest me räägime, on ju? See on mingi ja midagi sellist jah, sinna 99 alla nagu. Sest ma kuskilt interneti hämarustest isegi YouTube'ist leidsin video 99 aasta Speedtestist, kus oli see venelane selle punase Viperiga sõitis, Kiltsil oli võistlus. Ja. Jüri Nurmes sõitis Chevy Monzaga. Just nimelt. Minu jaoks oli see üllatus see hetk, sest mina tean Jürit pigem just sinu mehaanikuna ja nüüd Arnoveri mehaanikuna. Sina olid seal ja siis oli veel mingeid autosi. Tegelikult Jüri Nurmesega me suhtlesime nagu enne, kui see kiirenduse asi hakkas pihta. Nagu päris palju nendel teemadel, sest ta oli seda asja isegi rohkem või varem hakanud uurima kui mina. Et ma mäletan, kui ta seal Top Partsis oma Monzale käis neid juppe ostmas, siis vist mingil hetkel seal poes vaatasime mingit Hot Rod Magazine'i, seda Ameerika ajakirja ühesõnaga. Ja siis noh, ütleme niimoodi, et see Jüri on ka üks ühesõnaga, on üks süüdlane, ma arvan, et miks see nagu sellise professionaalse moo sisse sai, ütleme niimoodi. Sest aga alguses oligi ju Jüri Nurmes ja Ahka, Jürka ja Ahkaga ju teil moodustus ju tiim ju. Roland oli tegelikult isegi veel kõige enne või Roland ja Jüri või midagi sellist. Okay. Pigem vist Roland ikkagi oli kõige varem. Ja siis sealt hakkas edasi minema. Ja see oligi see nagu, sealt tekkiski ju siis see, et kuidas lumepall hakkas esialgu vaikselt veerema. Kuni sinna me veel jõuame. Just. Aga alguses, see on nagu selline talupoja loogika, et big block on suur mootor, jõudu on, paneme vahele, jõud taga peab minema. Ja. See oli muidugi täiesti stock mootor, nii et kõigepealt see versioon, mis sinna vahele sai, seal ei olnud isegi toru kollektoreid nagu. Originaalmõlmkärakad. Põhimõtteliselt küll jah, et tol ajal vist oli ainult paar mingit ettevõtet seal Ameerikas oli, kes valmistasid neid torukollektoreid nii-öelda siis, mul ju kõik oli, ühesõnaga see auto oli eest ju kõik, kogu kere oli stokk. Et seal pidi jah, need oli nii, et kingalusikaga pidi neid sinna vahele panema, et seal oli igalt poolt oli ainult mingid karvad vahel nagu.
aga sealt hakkas see pall veerema, onju. Esimesed ajad oli, mis see mingi 12 big blockiga või? ei, 13 ma isegi. pakun välja mingi 13 võis kindlasti olla, kui isegi mitte 14 tekib. Sest jah, meil ju alles käis Peep Pihatalu. Sest tema mäletab ka, et tema esimene võistlus oli, kas nüüd, appi, kas ma mäletan õigesti, oli 2001 või 2002 oli Peebu esimene võistlus ja vist finaalis oli sinu vastu ja ta võitis veel. ja siis ja, ta sai seal peavõidu minu teada. Ja mis ta ütles ka, et 500 liitrit bensiini. Ja oli küll jah midagi sellist. No, kurat. Isegi tänapäeval ei ütleks sihukest asja aus olla. Kahtlemata mitte. Aga noh, suurusjärk siis ongi see 2000 algus. Big block, siis sul oli juba mingi tiim moodustunud, onju. Nii oli. Ja see, kuidas nagu noh, siis ma kujutan ette, et see niinimetatud ajurünnaka ideed, noh, kui te olite ju kolmekesi, neljakesi, kahekesi, siis neid mõtteid tuli ju kohe rohkem, mida teha ja kuidas teha, onju. Ja kuidas näiteks nagu, kuidas te selleni jõudsite, et noh, okei, ma saan aru jah, et nagu jõud on vähe, jõud on juurde vaja, aga kuidas te jõudsite selleni, et võtame nüüd selle naerugaasi pudeli ja laseme gaasi mootorisse? No, see lihtsalt tundus nii atraktiivne ja keegi polnud seda veel proovinud ka. Et seoses sellega, noh, üleüldse, kui see big block vahele sai ja kui oli see esimene Speedest minu jaoks tulemas, sest muidu see kõige esimene Speedest mu auto seis garaažis, ma mäletan. Siis õnnestus saada mul esimene sponsor ka. See oli Benzoil, keda siis tookord US Parts esindas. Ise sa ütlesid Top Partsis jah? No nii läks. jah, sest Benzoiliga, jah, neid pilte ma mäletan, kuidas oli must kamara ja kollased Benzoili kirjad peal. Teil need kirjad olid päris pikalt vist isegi ju. No ikka päris mõnda aastat jah. Aga sealt oligi selle kamaroga oligi see, et oli see big block, aga mingi käigukast tagasi, need olid täitsa originaalid esialgu või? Käigukast tuli koos selle mootoriga ja see oli TH400. Sild oli küll vana jah. Läks katki ka või? Ei õnnestunud. Uskumatu. Aga noh, teilt see aeg oli nii libe oli igal pool, et. Ja esialgu oli siis 13 ja kuidas sealt siis, kuidas see nagu käik edasi hakkas sekund kiiremaks? No olidki siis, no kõigepealt, kui see mootor sinna vahele tuli, siis ta oligi stokk, nagu varem juttu oli siin. Et siis vist tulid väljalaskevallektorid ja siis oli mingi sihuke lahjemat tüüpi, kui võrreldes stokknukuilliga ikka juba sihuke asisem asi. Ja kõrgem sisselaskevallektor ja suurem karburaator ja nii edasi, eks ta sealt vaikselt niimoodi pöörlema läks. Siis see käigukast sai veel teha reverse wellbody peale. Et need käigud läksid nagu 12 pidi käima. No shifteri peale selles mõttes. Jah. See on ka meeles. Ja noh, loomulikult turbiin ja muud asjad lähevad. Jah. Nii see pall veerema läheb. Ja see pall läks niimoodi veerema, et aastal 2003, kui Hiiumaal toimus kiirendusvõistlus, jah, Hiiumaal. See oli vahva. Siis sa olid esimene eestlane, kes sõitis 10. Aastal 2003, 10.93. See oli võimas jah, kahtlemata. Mäletan sellel samal sõidul minu meelest, kus see rekord tuli, finišis tuli auto kere küljest külje nii-öelda see laiendus ära. Nii et noh, siis ikka sai pingutatud. Kurat äge. Ja ka 2003, 10.9, noh siis oli juba ju mingid turvakaared asjad ka või kuidas siis see reglamentatsioon Eestis oli, kuidas te üldse seda ohutuse poolt jälgisite? Sest et kui me vaatame pilte, siis aga 2002-2003 aasta nagu ega kiivritki veel ei kantud väga ju. Kiiver minu meelest pidi ikka peas olema. Aga see on hea küsimus. Selles mõttes, et
sellel Camarol oli nii, et see ehitamine käis nagu mitmes osas ühesõnaga. Et minu meelest oli selle kitsama selle slikiga, kas seal oli see torud juba sees või olnud, et kihvt küsimus. Mina tahaks mäletada, et kitsaslikiga oli puur sees. Jah, ja siis see sai lihtsalt hiljem ümber ehitatud ühesõnaga. Ja siis oli ka alguses ehitati tagumine osa ja siis hiljem esimene. Ja just oota, kui ma nüüd meenutan, siis 2003 aastal sul oli turvapuur sees. No jah, tegelikult ega seal väga palju nalja ei olnud, sest kui ikkagi kiiremini sõita taheti, et või noh, tahtsid tol ajal, siis ikkagi olid need reeglid olid juba täiesti olemas. Ja miks mul see meelde tuleb, sest 2003 Speedes kanalis oli minu esimene võistlus, kus ma kiirendusel käisin. Ja mul on fotoalbumis veel täitsa foto olemas sinu autost. Ja seal on väike slikk, aga juba torud on sees. Ja meenub iseeneselegi. Et nii seal oli see asi. Ja juba järgmiseks aastaks, 2004 aastaks ju läksite suure sliki peale. Jah, see tänaseks lahkunud Andrus Mussovski isa ehitas veel seda autot, mäletan, seda kere osa. Tema pani ka selle silla sinna alla, selle lühikese silla. Kitsas sild suurrattaga. Ja sealt see läks jah, et esimene aasta või noh, mida iganes, selle esimese puuri minu meelest pani ka tema sinna sisse. Et seal sai jah, ikka mitu aastat sai käidud nagu talvel. Ja ju 2004 aastal siis kohe, natuke kiirustan. Aga need mõtted ja know-how ja ideena, et tegelikult see hetk, kui me räägime juba suure slikiga autost, see on ju täitsa puhtatõuline träägiauto. Absoluutselt. Et nagu, kuidas see ambitsioon üldse ja see nagu know-how ja mõte ja idee, kuidas ta nagu sellisel hallil ajal nagu sinna jõudis? Seda tuli väga palju, tuli Soomest kahtlemata. Et loomulikult sai seal neid Ameerika ajakirjadest igasuguseid asju vaadata ja siis hakkas see internet ka juba pihta. Aga selles mõttes sihuke reaalne kogemus, kellega rääkida ja arutada asju oli ikkagi kõige lähemal oli Soomes. Sest et seesama tehnikumaailma artikkel, millest ma rääkisin, ma ei tea, miks mul on mälestus, et sellel samas artiklis oli ka Seppo Saapalo ära mainitud. Ja, et umbes sellel ajal me tuttavaks saime ja tema oli ju väga kiiresti, tol ajal juba sõitis ju pro-moodi tegelikult. Aga kuidas see tutvus üldse tekkis või kuidas need sidemed üldse tekkisid? Need Soome sidemed tekkisid sellega, kui juba esimest korda, kui see Jürgi Augio käis oma kollase valiandiga seal samal speedestil, kus Peep võitis. Ja Peep vist ju kutsus veel Jürgi sinna võistlusele. Ju oli nii, et ja siis sealt see asi nagu vaikselt arenema hakkas või need suhted hakkasid arenema tähendab. Sest et juba ju 2003-2004 speedestil oli ju soomlasi küll ju veel stardis. Kahtlemata. Et kui seda speedesti arhiivi kammida ja siin ka interneti algusaegadesse tagasi scrollida, siis on päris palju neid pilte, kuidas kanalis oli Soome autod juba. Ja siis oli Seppo Paavola, kes on ka väga palju aidanud. Ja siis Jari Einonen muidugi, keda enamus Eesti kiirendajad tunnevad ja teavad. Ja huvitav ka, mees, soomlane, kes on Eestis nii palju olnud, räägib eesti keelt isegi. Küll väikeste, tavaliselt on natukene dopingut vaja, aga ikka räägib. Ja mis on ju Jariga, mis on äge ju. Jari sõitis ju kunagi BMW-ga kiirendust. Vabalt hingava BMW-ga. Ja see oli küll vist nagu enne, kui ta siia Eestisse tuli. Ja. Sest et mina saingi Jariga sellepärast tuttavaks, et mina sõitsin ka alguses täitsa rullipemmiga. Järsku
suur paks purjus soomlane on mul boksis ja räägib ümber auto ja eesti keeles veel. Ja siis räägib ka, et tema sõitis kunagi BMW-ga ja küsis, mis aega mina sõidan ja ma ütlesin, et teile tuli just 9.9. mees vaatas suurte silmadega otsa, siis vaatas seda turbot kapoti all ja siis ütles, peabki tulema. Ja esialgu ma ei saanud mitte midagi aru ja kedagi, kes ta on või mis ta on. Siis pärast hakkasin natuke uurima, vaatasin, et see sama mees, kes selle Bad Toyga sõitis siin Eestis. Said aru, et vapsi. Aga selleks samaks 2004 aastaks, kui te suure sliki peale läksite, siis oli ju tegelikult täiesti Eesti mõistes professionaalne kiirendusmeeskond. Siis oli juba ju Jüri, Afka, Allan ja pildi pealt vist isegi nägi Nivo kuskil. Ja siis see põhitiim nii-öelda sai kokku sellel ajal küll. Ja kuidas see tiim üldse moodustus või kuidas see ei olnud ju see, et panid kuldsesse börsi ja panid kuulutuse, et tahan kiirendust sõita, kes kampa lööb. Eks oli nagu sihuke sõprade ringkond oli see. Keegi teadis kedagi ja siis see niimoodi läks. Sest ega need mehed on, vähemalt praegult on küll samamoodi Ameerika autoentusiastid. Ma eeldan, kas juba see aeg siis vist või? Jah, kahtlemata. Et ju... Sealt see alguse saab või sai. Ja 2004 aastal siis selleks hetkeks oli valminud puhtatõuline Eesti esimene kiirendusauto, mis oli põhimõtteliselt toruraamil, suure slikiga, juba ju plastikninaga vist on ju. Kõigepealt see flip esiots oli tegelikult mingi sõrestikuga kokku keevitatud, nii et seal oli rinatükid on ju. Jah, et need tiivad ja siis see esimene nokk nii-öelda olid originaalid. Minu meelest samamoodi on praegu ka, kas mitte ei ole lihtsalt see kapott oli kerge. Äkki oli jah niimoodi, et kapott oli kerge, sest see oli ju selles skuubiga ja sisselaskega. Minu teada oli niimoodi. Ma isegi mäletan ka minu meelest äkki 2004 aasta alguses oli ju testipäev. Ja kas ma seda mäletan siis TQHQ foorumist või kuskilt autolehest või midagi. Ja siis teil esimene start selle autoga oli kohe ju rattad maast lahti. Kiltsil. Ma mäletan seda pilti ka veel, et nagu... Jah, selles mõttes ta ei olnud nagu palju, et me nüüd hakkame juba üle tõmbama, aga ikkagist nagu piisavalt palju. Seal oli see esimene ots kerkis päris hästi, kahtlemata. Et aga kas see auto oli siis, kas see oli siis nagu natuke joppamise peale niimoodi välja kukkunud või oli ta teadlikult see auto juba niimoodi ehitatud, et ta nagu meie liberadadel sellel ajal nagu töötaks nii hästi või? No seal oli teada, et kui on see liberada, siis pidi vehmeid vedrusi kasutama kahtlemata. Ja siis kohe seda ühesõnaga tol ajal, kui sai ehitatud selle kitsa silla peale see asi, siis tuli sinna mitte four-link, leatherbar vedrus. Aga leatherbar on ju, ühtepidi ta on nagu parem, teistpidi ta on kehvem kui 4-link. Et miks te just nagu selle leatherbari valisite sellel hetkel, kui sa mäletad? No see oli alguses nagu lihtsam paigaldada ka, sest 4-linki siis pidi seal rohkem nagu puhtaks kaevama seda sisu või nii-öelda seda põhja. Ja see leatherbaari eelis oli see, et nad olid pikemad, aga kahtlemata loomulikult four-link on efektiivsem. Ma kujutan ette, et nüüd tänapäeval peaks seda sama asja tegema, siis mõtleks kohe 4-lingi peale. Minu meelest see leatherbar vist oli juba siis, kui võid öelda kitsa slikid äkki isegi. Jah, võt. Mingist kuskilt hallist kohast tuleb küll meelde mingisugused foorumid või ajakirjad ja asjad, et vist oli jah. Sest ma räägin, ma olen see nagu kiirenduse siuke entusiast või nagu sinu fänn olnud tegelikult nagu tatist saadik, kus saigi tehnika maailma. Ma räägin see üks esimese artiklit, kus oligi tegelikult täiesti tänava auto lihtsalt piikblokki ja nitroga. Sisuliselt küll, jah. Ja ju esimesed võistlused, et sealt see 2003, kui ma reaalselt esimesele võistlusele tulin, siis ma olin juba nagu selle sinu tehnika ja autoga tegelikult väga kursis, sest et teda oli kuskil meedias ikkagi kajastatud juba. Ja tol ajal nagu see kiirendus oli nagu alguses ja see
see imekombel muutus meedia jaoks ka mingil määral ikkagi atraktiivseks alaks nagu. jah, sest et see hetk kiirendus oli pigem niisugune nagu rahvasport ju vaata. ja seda ka jah, et sinna said paljud tulla, kes tahtsid. Et esiteks osalema oli lihtne tulla, et tegelikult sa saidki, noh, kõige lihtsam näide, mis see aeg oligi väga popp, oligi see rullib M325. Tegelikult oli juba nagu piisavalt kiire auto selle ajastu kohta ja see kiiver oli olemas, sa saidki tulla võistlema. Absoluutselt, et seal palju vaja ei olnud. jah, et kõik rallid ja ringrajad ja asjad, seal oli ikkagi see, et pidid juba nagu kohe auto valmis ehitama, kui sa said üldse nagu seda entry levelit teha. Vaata. Absoluutselt. Aga 2004 aastaks sõitsite 9-7, mis see hetk tundus nagu täielik ulmeaeg. Noh, kõik ju konkurentid olid see hetk ju kuradi sekund-2 tegelikult aeglasemad, kui me räägime Eesti autodest. Seda ma nii hästi ei mäleta, kui maas teised olid, aga noh, see 9 aeg, see oli selles mõttes küll jah, oli enda jaoks oli ka väga suur saavutus. jah, sest et selle sama aasta lõpuks Erki, sinu hea semu, aga kõige suurema konkurent sellel ajal. Tema selle sama aasta lõpuks sõitis siis 10-2 või 10-3 ja siis alles hakkas seda kiiret kamarat ehitama. Aga jah, neid asju on nagu nii palju, ma isegi ei tea ka kohe mida küsida, kuidas küsida, pluss see on nii kaua aega tagasi ka toimunud, et on sul endal äkki selle esimese kamaru kohta midagi rääkida või mingeid mälestusi ja asju? Üks võistlussari võiks isegi öelda, toimus veel tol ajal Pärnus, seal jõe ääres. Erki sport oli. Et see oli ka väga omamoodi võistlused ühesõnaga ja siis oligi vist üks nendest võistlustest õnnestus ära võita, mis oligi minu esimene võit, võistluste võit. Kuigi see rada, mis seal salata, oli ikka suhteliselt ohtlik niimoodi, et see pidurdus maa mingi hetk lõppes kurviga. Võimalik on Eestis. Ja siis oli, kui see auto oli juba piisavalt kiire, siis oligi niimoodi, et õnneks mul kedagi sul kõrval ei olnud. Oli nii, et see hoog oli juba piisavalt suur ja see slikid ka juba küljes. Et pidurduse peal see auto kaotaski nii-öelda tsentrifugaali jõuga lihtsalt lahkus raja pealt. Tagune ots ees ja vedas, et ma mahtusin täpselt kellegi ajaväravate vahelt läbi kuskile õunapuaeda selle masinaga. Oi, issand. Nii et seiklusi on olnud piisavalt. Jaa, sest et ju selle Erki spordi korraldatud võistluste eripära oli see, et nad sõitsid ju 200 meetrit minu mõttes. Jah, oli küll. Ja peale selle, et seal kurv oli, siis Peep rääkis, et selle kurvi peal oli ka kaevutruup olnud. Ja oli küll. Et sa pidid veel nagu peale selle, et sa pidid nagu otsesõidu autoga veel nagu kurvi võtmist, sa pidid veel nagu väga täpselt seda võtma, et sa truubil otsa ei sõidaks. Ja sihtimist oli parasjagu. Ja seal tahes-tahtmata sõideti ju ka lauspadukaga. Midagi tuleb meelde küll, jah. Et ma ei tea, kas ma ise päris vihmaga sõitsin. Sõitsid. Okei. Siis on see ka ära tehtud. Ja Peep tõi üle-eelmine saade tõi pildi, kus ongi, ta just sellepärast tõigi selle, et Pärnus jõe ääres 200 meetrit vihmaga Lauri läks, sõitis ja võitis. et just nagu tuuagi seda võrdlust, et kui wild west meil see aeg nagu siin Eestis oli, vaata, et kuigi kui see võistlus oli, kus esimest korda õnnestus võita, siis see minu tol ajal või tol hetkel see ilm vähemalt oli kuiv. Aga seal neid vihmaseid ilmas oli küll, sellepärast, et seal korraldati neid võistlusi päris palju minu mõelest. Jah, ja samal perioodil isegi Tartus Raadil olid ju vihmaga võistlused, ma tean. Samamoodi Peep tõi päris ägeda arhiivi ja sealt siis ma seda vaatasin ja siis oli samamoodi, et oli Tartu võistlus, vihma sadas, quattromehed nühkisid rada ja siis ka sinu tiim jäi korra kaadrisse, et sellel hetkel tänapäeval on täiesti normaalne, et igal ühel on oma telkväsi kaasas, aga see hetk oligi see, et olite USA vänniga treila järgi ja teil oli veel tiimi telk. See hetk oli see tegelikult kõva sõna.
teised mehed tulid kõik ju lihtsalt, tulid ja sõitsid. Et jah. Aga nüüd see 2004 hooaeg jäigi sellele Camarole viimaseks sinu käes. nii see oli küll. Aga, siis sealt järgmisena läks edasi selle Chevy Nomadiga. jah, aga enne kui me Nomadest räägime, siis miks see Camaro enam ei tundunud nagu atraktiivne või hea või mõistlik või miks? seal oli see ka, et sul hakkas tekkima see puuri, see võimekuse piir ja lihtsalt siis meie toetajate ringi tekkis inimene, kes tundis väga hästi seda Nomadi omanikku. Ja siis saigi teha üks selline kaup, et me rendime seda aastaks seda autot või hooajaks tähendab. Tõesti, et ju Camaroga oli ju see, et Camarot te ju pakkusite ise ju ka välja rentida ju. Aga ikkagist asi läks niipidi, et Sangerneeb ostis ära selle. jah, see tegelikult minu teada võib-olla oli laual, oli ka see nii-öelda see rentimise võimalus, aga nii palju mina mäletan, siis ta ikkagi pigem ostis selle ikkagi kohe ära. Jah, sest et ma ise mäletan ühtede sündmuste käigus, kui ma käisin tema juures, et ta ise esialgu rääkis ka, et oligi laual see rentimise variant, aga siis ta pigem läks seda ostmise varianti. Jah, absoluutselt. Siis oli, jah. Ja korra sellega läkski ägedalt see, et Sangerneeb ostis siis nagu Eesti 2 kõige legendaarsema mehe tehniku kokku. Võttis sinu kere ja Taaverki vitsuti selle bloweri mootori. Aga teie ju müüsite Camaro kere ju ilma mootori käigu ostita vist. Ja just nimelt nii oli. Ja. Siis selleks hetkeks teil oli juba mingi ägedam päris võidusõidumootor ju. See oli jah, World Productsi alumine ots oli ostetud. Ja see oli see 540 Merlini ploki peal. See ei olnud alumiinium loomulikult, see oli see raudplokk. Ja seal peal oli kas Victori, see oli jah, Victori sisselase oli Edelbrooki oma. Ja kui mälu ei peta, siis seal oli see Speed Demoni 850 karburaator vist. Okei. Väga hästi on siuksed asjad meeles. Ja kast oli siis juba Powerglide ju? Või veel ei olnud? Siis juba tuli Powerglide, jah. See oli küll esialgu mitte ei olnud see Simona Glide, aga oli ka ehitatud kast või siuke võidusõidukast, aga oli Stockkorpuses. jah, minu teada mäletamist mööda küll oli nii, jah. Okay. See oli veel ühe Saabala mehaaniku poolt ehitatud kast oli, see ma mäletan. Okay. Saabala samaaeg sõitis samamoodi Powerglide'i. Ei, siis tal oli juba minu teada oli ikka see Lenko minu teada. Okei, jah. Jah, ja sa mainisid Simona Glide'i, et Powerglide, Simona Glide. Simona Glide on siis Soomes ehitatud ühe huvitava mehe poolt nimega Kivinummi. Ja täpselt. Mees, kes on ju samamoodi aegade algusest saadik Soomes ehitatud mootori käiguhaste. Ja ise võidu ka sõitnud. Ja tegelikult ju neid asju ise enam võidu ei sõida, aga neid tükke ehitab siiamaani. Jah. Ja selle mehega teil oli pärast veel tegemist, aga seda räägime siis juba, kui me oleme seal maal jälle. Aga nüüd ongi minu jaoks huvitav ongi see, et kunagi nagu ei ole tundunud, et te ju rentisite Nomadi kere. Just. Ja panite sinna vahel oma tehnika. Jah, nii oli. Oma mootori, oma kasti. See tundub kuidagi niisugune huvitav nagu sümbioos või koostöö. Tavaliselt on see, et ikkagi renditakse täisautot või nagu täistiimi või kuidagi niimoodi, et see nagu ühte rentisite ja teist kasutasite enda oma, et kuidas selle kahe asja kokku paneme üldse välja nägi. Tavaliselt on ju see, et ikkagi, kui sa tahad mingit mootorit kasti
kuskil kasutada, midagi on vaja lõigata, lihvida, käiata, aga kui sul on rendikere, rendiraam, et kuidas see kõik välja nägi? selles mõttes oli lihtne, et seal enne just oli olnud täpselt sama kombinatsioon. No. Et seal nagu erilist vaeva ei pidanud õnneks nägema. Ja siis hooajal 2006 sõitsidki terve hooaja selle Chevy Nomadiga. Nii tuleb välja, jah. Nii et see oli kahtlemata äge auto nagu seda enam, et sinna nagu visuaalselt lisasid väärtust need siuksed pisidetailid, mis seal olid mingid originaalliistud ja asjad olid veel seal küljes. Ja ka samamoodi see tagumine ju, see osa oli ka kõik originaal. Nagu tagumise osal siis väline kereplekk just, ja katus ja asjad ja seal olid ka need liistud, mis olid originaali. Kas mitte see aeg isegi Soomes polnud see nõue, et katus ja tagatiivad, küljepaneelid peavad originaalplekk olema? Just nimelt, oli kohe kindlasti. Jaa. Ja minu meelest enne, kui see meie kätte tuli, sõitis sellega enne ka üks väga legendaarne võidusõitja. Sõitis Raiski. Sõitis Supergassi sellega väga edukalt. Okay. Tead ka, mis see kere tuli ju Soomest, on ju? Tuli. Ja tead ka, mis selle kere parimaks ajaks oli või ei? Soomes oli ju see, et ilusti liimitud rajad asjad. Seda küll jah, aga see Supergassil oli see 9 indeks. Ja just, et seda ma ei tea jah, et mis ta selle liimi raja peal oleks nagu ilma selle piiranguta sõitnud, et seda ma ei oska öelda. Okay. Aga jah, see Nomad oli, ma ei tea miks, aga minu jaoks siiamaani vist lemmikauto, mis Eestis üldse olnud on. Ta oli väga ekstravagantne kahtlemata. Ta oligi see, et ta oli nagu, tal oli see täpselt see kuidagi Ameerika selle nagu, kuidagi see nii Ameerika, et ta oli ilus, kui nagu põhimõtteliselt kui sponsori klepsud maha võtta, ta oleks olnud nagu visuaalselt originaal tänavauto. See tegelikult hiljem, kui ta meie käest sinna tagasi läks, siis see ehitatigi nagu tänavautoks tagasi. Okay. Et see huvitav. Okay, sest aga jah, ta nägi jah nii ilus ja puhas välja kuidagi viisakas, samamoodi need kroomliistud detailid kuidagi nagu. See oli ägem, jah. Aga see Nomadiga hooaeg, kuidas see sujus? Selles mõttes, et paraku see kõige edukam ei olnud, et me ei saanud kahjuks seda vedrustust käima, nii palju kui mälu räägib ühesõnaga. Et Vesa Raiski, kes siis nagu varem sellega sõitis, temal oli kõik korras. Ja seal muidugi oli natuke rajavaega kahtlemata, et liimi peal kahtlemata see setup toimis nagu ideaalselt, aga siin selle jääraja peal jah, kahjuks mitte. Ja meil ei õnnestunud selle aastaga seda ka nii-öelda käima saada. Aga mäletad ka, mis sul parimaks jäi selle autoga siin Eestis? Ja see on küll suure metsasaladus. Ma ei kujuta ette, see ilmselt võib-olla mingi internet ja... No kindlasti jah, Teeko Akust leiab selle üles. Ja 9 vist ei näinud selle autoga Eestis. Minu teada küll mitte, jah. Jah, et pigem mingi 10 algusesse. Sest ma mingid videosi, mis ma olen leidnud... Või see 9 tegelikult võis isegi olla, aga pigem vist mitte küll, jah. Okay. Kas selle üritame välja guugeldada ja pärast öelda. Aga sest, et ma mingeid videosi täitsa YouTube'is on ka sellest Nomadist, kuidas sa sõidad sellega Eestis. Ja need sõidud nägid välja nagu minu sõidud. Kuidagi natuke väga lippad ja loppad ja 200 meetri peal oli veel täitsa refi tomu. Ja, ega seal nalja ei olnud. Aga see oli siis 4-lingiga juba, on ju? See oli 4-lingiga kindlasti. Ja see oli ju ka see oli vist, kas ta oli siis täis toruraami peal? Jaa, absoluutselt. Ja, nina, ma mingit pilti mäletan ka, et oli kõik toru ainult. Ja, see oli küll selle raudraami peal auto, mis oli siis 7,5 sekundit. Ikkagist, väga asi oli. Ja see hooaeg, no ei saanud. Mis teha, kui ei saa, on ju? Ja. Aga Nomadiga sõitsid
sõitsid ju ainult ühe hooaja. see oli küll jah, see oli selline kokkulepe oli, et kas siis noh, annad tagasi või ostad ära nagu. Aga noh, kuna meie seda autot päris selliseks ei saanud, nagu oleks soovinud, mitte see ei tähenda seda, et see halva auto on mitte kunagi. Aga lihtsalt meie ei saanud seda enda käe järgi ära sättida ja siis ja noh, muidugi kuna seal olid, nagu enne mainisime, oli palju seal igasugust originaaldetaile, siis vastavalt sellele oli ka see auto hind, kuna ta oli niisugune atraktiivne auto välimuselt, palju originaal staffi peal, et siis otsustasime jah, ühe teise auto kasuks. Jah, sest nagu võidusõiduautod on niikuinii kallid, aga Nomadi teeb veel see kalliks ka, et ega Nomadi see kere ise juba maksab tegelikult kuradi palju, sest teda ei ole ju üldse siukses masstoodangus toodetud nagu need klassikalised, millega me oleme harjunud võidusõiduautod, vaata, nii-öelda Ameerika võidusõiduautod. Nojah, kui eks ju see tagumine osa oleks mingist komposiidist. Jah, absoluutselt, noh siis sellel asjal oleks hoopis teine väärtus olnud. Aga noh, ühesõnaga paikade teda ei saanud ja hammas peale ka pärast ei hakanud, et siis andsite selle tagasi. Ja siis tuli, kas ma tean õigesti, et kui seda Trans Ami, mis te ostsite, ta algusest oli punast värvi. Oli nii, täpselt. Ja see Trans Am oli ju enne Eestis sõitnud ka ju. Ja Night Race'il oli sõitnud kohe kindlasti. Ja kuidas siis selle autoni jõuti? No, tol ajal oli juba see nii-öelda, oli see sõprusringkond päris jõudsalt kasvanud seal Soome pool. Ja see Jari Sogur hakkas just uut autot ehitama ja tahtis selle nii-öelda Veereva Kerena maha müüa. Lihtsalt sattus selline hetk. Jah, ja teil oli see ju selles mõttes parim pakkumine, sest et mootor oli olemas, käigust oli olemas, aga mida polnud ju kere. No põhimõtteliselt nii öelda küll jah, et siis mul oli võimalik see ära osta sealt. Ja aga selles Trans Ami keres oli, ma tean, et praeguseks sinu selle aja tiimil, siis Afka ja Ivo ja Allan, nemad on ju kõik suured Trans Ami ja Firebirdi fännid. Et kas see oli sellel hetkel ka kuidagi seotud või? No see lihtsalt kõik asjad jooksid positiivses mõttes kokku nagu ühte kohta. Okei, väga äge. Aga ma arvan, et siin ongi meil paras teha väike paus. Ja järgmisel nädalal jätkata siis juba uue punase autoga, mis tegelikult ei olnud punane. Aga meie täname ja juba kohtume järgmisel korral ja räägime Lauriga edasi.